Mina olen Steven. Mina olen Regina. Ja meie oleme toakaaslased. Tegelikult meil on selline jama, et meil on see intro juba varasemalt filmitud, aga ma kustutasin selle kogemata ära ja see oli kõige parem intro, mis ma olen oma elus teinud. Ja see video on ka täna, mis te näete, kõige lahedam video arvatavasti meie kanalil. Nii et tasub kindlasti lõpuni vaadata. Aga no mis meil siis täna toimuma hakkab? Äkki me taas lavastame selle, mis juhtus? Ma ei mäleta enam introt. Ei, sa mäletad, ma teen sulle selle kohe järgi. On hommik. Oi, tšau Regina, sina oled siin. Tšau. Pane nüüd ennast valmis, paki enda kohvrid ja me lähme kohe lennujaama. Oh my god, kuhu me lähme? Ma ei ütle sulle, kuhu me lähme, see on üllatus. Kas me lähme spaasse? Ma ei ütle sulle, see on aga ma üllatus. siis pakin enda kohvrid. Sa arvasid, et me lähme Saaremaale ka sellel intros. Kas me lähme Saaremaale? Me lähme kuhugi lennuki peale, aga ma ei saa sulle öelda, kuhu. No olgu, ma natuke kardan juba, aga olgu. Okei, ma arvan, see sobib. Sulle tehti siis lõhkaine kontrolli pluss veel kott ka veel, jah? Sa oled täna väga ohtlik, siit on näha, et sa ei ole söönud, sa oled natuke hängri ja nad juba tuvastavad ära. Sa oled ikkagi pättusi täisust. Kas sa oled stressis ka, et sa ei tea, mis toimub? Väga ei ole, ma olen vist nii väsinud esimesel hetkel, et ma ei oska nagu stressi tunda. Andres, pane siia klipp, kus kui praegu Regina ei stressa, siis õhtul ta ikkagi natukene stressas küll. Mis sa arvad, mida sa homme teed? Ma ei reaalselt ei tea, Steven, sa oled ma nagu jätnud mulje mingi 100 erinevast asjast, mida me teeme. Aga ma mõtlen, kui me läheme autoga, siis nagu kuhu ma asjad siin jätta, ma toome nii palju asju kaasa, ma olen nii konfjus, kus ma nagu... Are you stressing with out? Kas me saame mulle matšad võtta? Palun. Mina ei keela sul matšat võtta. Mida? Kas ma ei tea, kuskilt ei saa sooja toitu? Ja mingid kuumad võileivad. Näeb päris hea välja tegelikult. Sulanud soe võiku. On hea, jah. Ma arvan, et 6:30 hommikul kõik asi on hea, kui sa ei ole midagi söönud. Ma mõtlesin, me liigume. Siit ei ole näha, aga... Ma mõtlesin, et meie liigume. Lennujaam hakkas lendama, jah. Jah, mõnna. Näen teile küll. No nii, Regina, see aeg on jõudnud kätte. Kui sa ütled, kuhu me läheme või mis aeg? No jah, sinu pakkumine oli siis Hiiumaa või? Saaremaali. Saaremaa. Tegelikult palun mine värav 4 ja me läheme Vilniusesse. Valetasid mulle, jah? Ei valetanud. Eile Kaspar küsis midagi või keegi küsis midagi. Ta, et kas Eestisse ja siis ütlesid jaa. Jaa, ütlesin küll. Et seega sa valetasid Kasparile. Kasparile ütlesin, jah. Vilniusesse. Vilnius on nice, I really like Vilnius, aga mida me teeme Vilniusest? See on veits weird. Minul on selline kartus, et me teeme langeväärihüpet või midagi muud ekstreemset, sest Steven on vihjanud mingitele sellistele asjadele. Olgu. Ma tegelikult ei oodanud seda, et me läheme päriselt Eestist välja. Ma päriselt arvasin, et me jääme Eestisse. Mida sa arvad, et Leedus teeme? Ma ei tea. Reaalselt. Ei teata. Isegi lennu peal ei pääse shoppamisest. Hakkan nüüd shoppama. Sul ei ole raha. Ma Steveni rahakott. Stevenil ei ole raha ega rahakott. Steven on mind terve aeg oodanud sellise näoga. That's crazy. Ei ole naljakas enam. On ebainimlik. Kivikat võhkes plaksutab. Maandusime. Nii, me oleme jõudnud nüüd Vilniusesse, Regina. Mis sa arvad, mis nüüd siis saama hakkab, et kuhu me edasi lähme praegu? Ma ei tea, sa küsid mul neid asju, ma ei tea. Nii, lähme lennujaamast välja, mis siis esimene samm on, mida me teeme? Me lähme kuhugi mingi majutusse vähemalt nagu esimesena, aga see on fine, kui me ei lähe. Kas ma võin sul natukene pettumust valmistada? Me ei lähe majutusse, okei. Me ei lahku ka siit lennujaamast. Oota, mida? Please, stop. Oota, mida? Mis me jäämegi see lennujaama või? Ei. See ongi see reis või, et me Vilniuse lennujaama. Meil on veel lenda. Praegu, kui palju me jõuame lennata ja nädalavahetuse jooksul, nagu me ainult lendame või? Okei, no jah. Mis nüüd saab siis? No nüüd meil on natuke aega. Lähme lounge'i. Kas ma võin lihtsalt Tallinnasse tagasi minna või? Tšau, soovid teha või asjad? Jaa, mulle sobib.
ma nagu genuine ei tea, mida oodata. Tundub mulle nii veider, ma ei ole vist ammu teinud sellist nädalavahetuse trippi, mis oleks kaugemal kui Balti riigid. Väga huvitav. Saate aru, ma leidsin nii ägeda brändi nagu naturaalne täielikult, lõhnaküünlad. Ja siin on sellised lahedad asjad nagu mingi wooden home fragrance, mis on nagu puit, mis lõhnab üli hästi. Nii head reaalselt. Oled sa uhke selle üle, mida sa siin korraldad, või? Jah, ma olen küll jah. Väga uhke tegelikult. Regina, see on siuke olukord, et ma pean sulle midagi andma, sul on midagi vaja. Mis sa arvad, mis nüüd juhtuma hakkab? Ma ei tea, ma olen hirmul. Sul on vaja su passi nüüd, sest et me läheme Euroopast välja. Mida sa ajad? Bro, kas sa tead seda, mul on töö esmaspäeval või what is you doing? Kõik teavad. Liigume. Kõik on läbi ära muretsi. Sa ei pea millegi pärast, mul on kõik läbi räägitud. Ja see piirikontrollist läbi ja Regina on nüüd veel rohkem segaduses. Ma ei oska öelda midagi. Nagu kuhu kohta sa lennutad? Mul hakkab päriselt hirm tulema. Pärast sa viid mingi Venemaale nagu räädud. What is going on? Meie järgmine ja eelviimane peatus on Albaania. Eelviimane peatus? Jah. Kui palju üks inimene suudab? On mingisugused mõtteid tekkinud, mis võib toimuda? Kas me lähemegi Rumeeniasse või? Ma võin eksida, aga minu arust Mari-Liis on Rumeenias mingil festivalil ja ma tegelikult ei tea, kas see on Rumeenia, kus ta on. Ma lihtsalt midagi mäletan, et ta justkui ütles. Ära googelda midagi, aga ma lihtsalt ütlen, et see koht, kuhu me läheme, see on siuke 33–35 kraadi sooja. Ja sa viid mind sinna ainult 1 päevaks või? Lähme lennu peale. Lähmegi. No jah, järgmine lend Etis nagu. Lend lennu järel. Mul on praegu see kaart, et ma ei tunne ennast hästi ja kõik ei kuule mind ilmselt. Oled valmis järgmiselt lennuks? Ei ole. Oh my god, Steven, ma cancelin selle järgmise lennuga, peale järgmist lennu ma enam ei jaksa. Saab aru, et see video ongi lihtsalt see, et ma ainda lendama. Kas nüüd on õige aeg öelda, et see video on sponsoreeritud mingi seeri poolt või? See kurika sees. Me oleme jõudnud Albaaniasse. Regina kõnnib seal ees. Ma ütlesin, et ta läheks ees, et ma saaks teile öelda, et Regina arvab, et me lähme veel järgmistele lendudele. Et Albaania ei ole meie lõppsihtpunkt. Tegelikult jõudsime me nüüd siia Albaaniasse, kuhu meil vaja jõuda ongi, sest et siin toimub Kanye Westi kontsert. Ja kohe varsti saab ka tema sellest teada. Nii et üllatuse moment on nii lähedal. Steven, seal filmib salaja. Ütles, et mine saa ees, sa ei tohi kuulda. Nii, Regina, me oleme jõudnud nüüd Albaaniasse. Ma annan sulle sellise mängu. Siin on siis lendude tabloo. Sina vaata seda ekraani ja sina arvad, kuhu me järgmisena võiksime minna. Ma rääsin, ei tea. Mitte ühtegi loogilist valikut ei ole siin, ma ei tea tõesti, kas Milano või Pariis. Ja sa arvad, et me läheks sellise ringiga siis Milanosse või Pariisi? Nii, jah. Ma siis tõmban plaastri vaikselt maha ja ütlen sulle seda, et järgmist lendu ei tulegi, sa jääd Albaaniasse. Can't handle it, I just can't handle it, Steven. Mul seest keerab nagu füüsiliselt. Lähme rahulikult nüüd siit Albaania ustest välja ja kohe saad sa teada ja saad sa aru, miks me siin üldse oleme. Lähme. Ma ei ole valmis. Kaasast uus kriim. Oh my god, kui luksuslik. Näete, ma ütlesin toa kaasas ei maga ühes voodis. Sel korral sa kuidagi nagu eriti treating us especially well. Siin lennu oma lähistel Albaanias ei ole väga palju paremat valikut. Ma kujutan ette. Nii, ma kuulen. Regina. Oota, ära räägi niimoodi, I'm so scared. Miks sa arvad, et me siin Albaanias oleme? Ei tea, äkki on mingi lahe üritus või midagi, kuhu saab minna. Ma olengi clueless, miks ma siin Albaanias praegu olen. Sa oled usaldanud mind väga palju, et üldse siia Albaaniasse kohale jõuda. Oh my god, sa räägid nagu sa müüksid mingi inimkaubanduse ketti ausõna. Aga arveid on vaja maksida. Tegelikult ma olen siin terve päev hirmutanud. Mitte nüüd väga pahatahtlikult, aga lihtsalt, et hoida siin natukene kiki varvukilt, sest et ma olen kartunud, et sa spoilid endale selle üllatuse ise ära. Sa oled olnud väga tubli ja selle Albaania reisiga ma mõtlesin, ma sooviksin täita ära ühe sinu unistuse. Ja see unistus on see, et sa saaksid minna Kanye Westi kontserdile. Päriselt või? Oh my god! Ei, Vakarras
absoluut nutma, ain't no way. Sa lähed täna Kanye Westi kuulama? That's insane. Ma ei teadnud, et ta isegi teeb Albaanias kontserti. Holy shit, reaalselt, ma nagu üldse ei oodanud seda. Ja meil on ka early entry tickets pluss fast track, nii et me peaks saama, tegelikult me saame juba tund aega varem teistest sisse minna. Minu plaan on praegu see, et me võiks minna kesklinna, teha toidu ja siis minna staadionile. Okei, vau. Meil on nüüd ainuke asi on see, et siin me väga palju ei ole. No, meil läheb lend öösel juba tagasi. Okei, no ei. Et meil ongi suht niimoodi, me teeme selle show ära, tõmbame kuskil toidu sisse ja tagasi lennujaama. Aga mis me siia tulime? Võib-olla me saame tund 2 magada ka. Kam kohon me arda, kus du me arsa është bo nami këtu në Tirana, vaja. Ti qa punë e këtu ajo? Minionigi. Reaalselt. Se di, ma kanë shkujt e ty për nuk e për këthek. Thank you. Me oleme tulnud nüüd kuhugi Albaania kohvikusse, mis mul sõber soovitas. Me võtsime mingid burgerid juustu sees. Need friikad on trühvliga. Ja need on trühvli friikartulid. Toit näeb välja imeline lausa. Üks suure mamps. Mõnus värk. Me nüüd sööme ära. Hullama linna peal korraks ringi ja siis läheme juba kontserdile. Jõuame kohe siia staadioni juurde. Milline on emotsioonid vaikselt? Ma tunnen, et nii kaua on veel aega, et mul võib-olla seda nagu kõige suuremat elevust veel sees ei ole. Ma arvan, see tuleb täpselt enne, kui ta lavale tuleb. Äge on olla siin. Täiega lahe. Ma ei oleks üldse arvanud, et ma lähen täna uuesti kontserdile. Inimesi on jõhkralt. Ja ma vaatasin, et Albaanias elab 2,3 miljonit inimest, ehk siis tegelikult ei ole väga palju suurem kui Eesti või natuke on, aga tegelikult ei ole üldse nii suur riik. Me oleme jõudnud nüüd siia kontserdialasse. Ma ütleks, et korraldus on siin ikka väga möödus. Ei oleks arvanud jah, et kuidagi nii lappes on. Keegi ei tea mitte midagi. Keegi sisse ei lase, mingid turvad ise seal mingi filmivad seda. Uskumatu, tegelikult siin laus päikese all on päris rets oodata ka. Mõned inimesed on siin juba tunde olnud. 33 kraadi on siin ja sa oled täpselt päikese all. Guys, ma arvan, ma saan mingi päikesepiste. Oleks ma teadnud, ma oleks mingi mütsi kaasa võtnud nagu. Ausalt öeldes nagu ma arvan, et 5-aastane korraldaks ka seda kontserti paremini, kui need inimesed siin korraldanud on seda. No me tulimegi sealt rahvamassist praegu ära, sest et seal Estlix on rõve nügimine kogu aeg. Kõik teavad oma suitsu ja seal meil ei ole vett ja meil on vaja lihtsalt vett osta. Muidu seal inimesed reaalselt anusid nende turvatöötajatelt vett ja neile anti mingi, ma ei tea, 1000 inimesele anti 3 veepudelit või? Oh my god, lähme kuigi siia või? Ohoo, samal ajal kui meie oleme siin 35 kraadiga, saame Tartust video, kus oh my god. Inimesed upuvad põhimõtteliselt. Autod on mingi poolenisti vee sees ju. Okei, ma ei vingu vist enam selle polava ilma üle siin. Meie update on see, et 2,5 tundi tagasi pidid väravad lahti minema ja mitte midagi ei ole lahti. Seal oli mingi 10 töötajat per värav, aga kuidas nad kõik nüüd piletid on? Ma ei tea, reaalselt seal oli nii vähe tegelikult töötajaid. Ma räägin, mulle tundus see nagu mingi 200 inimese üritus, nagu me räägime siin 10,000 inimestest. Nii, ma läksin missioonile, et vaadata, kas on mingit arengut. Regina jäi praegu veel restorani tiksuma. Muidu me käime lihtsalt edasi ja kulutame enda energiat mõlemad. Ai, aga tribüünid tunduvad täitsa tühjad ikka veel. Inimesi ei ole lihtsalt. Show peaks hakkama mingi 15 minuti pärast. Kanye peaks juba esinema minema. Staadion on tühi, inimesi sisse ei lasta. Mis toimub? Võib-olla see, et neil läheb päriselt nii kaua aega, et need inimesi sisse lasta vaata. Inimesed juba protestivad. Ma tahaks loota, et neil on mingi süsteem, aga ma tundub, et ei ole tegelikult. Me oleme sees. Me oleme staadionil, me oleme Kanye Westi kontserdil ja minult võeti vesi ära, sinul jäeti vesi alles. Mõlemad pudelid ja nad võtsid mu Kiko lipglossi ära. Mis Steven mulle kinkis? Lipgloss võeti ära, sest et see on ohtlik relv, sellega sa võid Kanyele veel viga teha. Aga see siin, nagu siin ei ole mingit mürki aina. Aga me oleme siin. Jaa, me oleme siin. Tead mis või? On isegi, näed, vippala on täitsa olemas. Ja see, need on need platinum boxid seal üleval. Väga nice. Sinna tulebki härra Jee.
õige. härra Jee. Ja õige. Sa vaatad, su meik koorub siit. Ja mul on kõik siit maha tulnud, kõik mu bronzer, kõik on maas nagu reaalselt. Mõtlesime, et noh, siin on väike vippala, et siin saab istuda, et äkki maksamegi 100 eurot juurde, et lähme proovime, et öeldakse, vabandust, et sinna väiksele tribüünile saada maksab 6000 eurot. Nii, me siis mõtlesime, me küsime, kas on võimalik osta piletid siis tribüünile, kus saab istuda, kuna meil on juba vanad inimesed ja vanad jalad. Hakkasime siis seal raha pakkuma ja töötaja ütles, et pigistas silma kinni, ütles, et minge valige endale koht ja kui midagi on, siis vahetage teine koht endale ümber. Kui kaua sa ise muidu Kanye Westi üldse kuulanud oled? Mis on su esimene mälestus sellest? Ma arvan nagu päriselt sellest hetkest, kui ma nagu teadvusele tulin nagu. See ei ole võimalik. Ei, nagu päriselt nagu, sest et mul käis nagu juba Kanye West nagu ekraanidel või nagu siis, kui mingid telekas olid, vaata, mingid kanalid käisid. Mul käisid alati muusikakanalid ja juba seal oli Kanye Westi videod ja juba seal ma vaatasin ja kuulasin Kanye Westist. Aga okei, kui ma selle kõik välja jätan, siis tegelikult ikkagi, no väga noorelt ikkagi, väga-väga noorelt. Mis su Kanye lemmiklaul on? Kui enamus Kanye vanad laulud, sest ma pean tunnistama, ma ei ole väga neid uusi laule kuulanud. Ma lihtsalt vaibin nagu vana Kanyega, nagu ta ise ütleb, vaata, I miss the old Kanye, no. Aga mis on sinu kogemus Kanyega? Ma ikka mäletan neid YouTube'i muusikavideoid, mis olid nagu mingi 2010, siuke ajastu. Mul oli üks telefon, nagu Blackberry veits, vaata. Ja seal mul oli üks Kanye Westi laul, oli nagu see, kui keegi helistas sisse. Mul oli sama. Siis oli mul Kanye West käis. Mul oli sama. Ma ei ole nagu see, et ma olen nagu üdinisti fänn, aga ma väga austan ta muusikat. Ma eraldan hetkel muusika ja poliitika täielikult ja ma võtan puhtalt selle kunstivormi, mida ta on loonud siia maailmasse. Ja ma kuulan seda. Kõige muuga ma lihtsalt, ma ei ole kursis ja ma ka ei nõustu. Rahvas ka koguneb vaikselt juba? Mul on küsimus, et kuidas selle muna otsas seal on, et kas ta alla ei kuku või? Ma ei tea, eks me näe. Ma arvan, et sina komistaksid küll alla sealt. Ei, ma ei tea ka. Ma mõtlesin, äkki tal on mingid nöörid küljes. Ei ole, ta ikka jalutab ringi seal, mängib klaverit ka vahepeal. Mul nagu hakkas süda kuperdama selle peale, kõik hakkasid karjuma. Mis sul juhtus just? Mul kukkus Pandora sõrmus maha, ma leidsin selle üles, aga ma olen nii, I was stressing out. See on püsti. Kas sa oled valmis? Ei ole, mu süda kuperdab, mul on süda tunne, nagu ma läheks mingi deidile. Mask ees, ma ei tea, kes on Kanye või ei ole. Pihta mingi nügimine, nagu ma just nutsin, andke mulle give me a break. Mul on nii halb olla. Ütle tere hommikust. Tere hommikust. Kuidas magada said? Liiga vähe. 2 päeva peale magatud, no me ei tea, mingi 5 tundi. Väga halvasti igatahes. Kell on mingi 4:36. Kas sul on, ma jagan teile kontserdi emotsioone.
praegu ma ei oska praegu enam. Oleks pidanud eile tegema. Ma tunnen, et ma olen nagu, mul ei ole praegu üldse olla. Ma pean natuke ärkama üles ja siis ma võin jagada. Me ärkame natuke üles, siis on hea olla ja siis jagame. Magama meigiga eile. Nagu kõige rõvedam asi üldse. Kõige räpanen olla. No nii, me oleme jõudnud Poola. Ma magasin terve lennu ja ma tunnen ikka, et ma olen nii väsinud. Seega ma kavatsen siin lennujaamas kindlalt mitu tundi magada. Mul on jumala suva, kus ma magan. Kas ma ei tea, Albaanias inimesed magasid nagu full põranda peal lennujaamas. Nagu täielikult magasidki. Me oleme überkallisse hotelli hommikusööki sööma. 15 eurot. Überkallis. On hea siis või? Meil oli jälle mingi juuksekarvtoidu sees ja ma ei saa aru, mis nagu viimasel ajal toimub. Ma leian nagu iga kord, kui ma söön, ma leian juuksekarva, kui ma kuskil väljas söön. Ma ei tea, mis toimub lihtsalt. Saime turvakontrollist läbi, nüüd võeti jälle kõrvale, nüüd võeti jälle õhkeaine proov, ma ei tea, mis värk on, miks ma näen siuke välja. Magamiskohad on enne security't. No nii, me oleme tulnud massaažitooli. Ma tahtsin sinna magama tulla. Need on mingi veidraid asju muga. Sa saad vaata äkki panna endale siit kuidagi massaaž intensity näiteks. Pigistab mu jalg. Ma ei tea, see on nii naljakas. Ma tulen Steveni juurde tagasi, kui ma käisin ära korraks ja sa näed välja, nagu sa oleksid traumatiseeritud. Kas kõik on hästi? Relax with Nimbus Pod. I am not relaxed. You don't look very relaxed. I am not relaxed. On 8 minutit veel. Sa oled kurb selle üle välja. Ma olen väga kurb. Nii, me oleme siin lennujaamas juba olnud Liiga kaua. 4 tundi või? Ei, 3 tundi. Juba või? Okei, no seegi hea. Ja me magasime kusagil gate'is ja siis me taheti ära. Me hiilisime sisse ühte nagu nii-öelda väravalasse, kus siis ühtegi inimest ei olnud, sest et seal oli hea siis magada nende tühjade toolide peal. Aga siis hakkas seal vist boarding pihta ja lennuk hakkas kuhugi minema, nii et nad ajasid meid sealt minema. Vaata robot. Ta viib toitu, ta on nii tubli. Ja Regina mõtles, et tema tahab magada õhtul, et ta siis joob kohvi. No jaa, aga ma pean vastu pidama kuidagi õhtuni. Nii, Nunnu ta ütles number 3. Töölisi ei olegi enam vaja. Bye! No nii, Steven sööb selle kõik üksinda ära, by the way. Mis asja, see on meile 2 peale. Looks so good, to be honest. Kas need on chili cheese bites või? Ma ei tea, kas see kananagid seal või? No niisugune mõnus nagu vahepala. Salsamits vürsikas isegi. No väga hea. Me oleme jõudnud lõpuks Tallinnasse. Tere, me vist käisime erinevatel reisidel. Käisime, jah. Kus sa käisid? Ma käisin Albaanias. Ma ka. No tere, Steven. Regina. Toakaaslane. Ma olen ka toas. Issand. Kuule, mul on selline tunne, et see, et Tallinnas praegu on 27 kraadi, on puhtalt sellepärast, et me Albaaniast tõime füüsiliselt selle päikese siia kohale. 100%. Võtaks selle kõik au enda peale ikkagi. Eile siin ma nägin, et oli ilge torm, vihma sadas ja nüüd tuleme meie ja on päike. Nii mõnus ilm on reaalselt ja Poolas oli ju ka täiega vihmane, seega mis loogika järgi saab siin olla päike? Ei no meil oli pagasis, tuli see Poolas välja hakanud võtma seda. See on ka ainuke loogiline selgitus. Ma arvan, et ta võtma süüa ja ma lähen magama. Ja ma ei tea, mul on trenni plaan, ma ei tea, sinna vist ei jõua. Toakaaslased on jõudnud tagasi kodumaale. Mis tunne on? Ma olen maganud 2 päeva peale mingi 7 tundi, nii et... Sa ei ole ainuke? Nii et ma olen maganud. Kuule, sa magasid nagu nott seal lennukis. Ei maganud. Magasid küll, ei sa ainult maganud. Ühesõnaga. Ma olen magama. No, nüüd nagu te näete, me oleme samas kohas, kus me olime introga ja meil ei olnud outrot ka. Ma olen Stevenile rääkinud nii palju kordi, et meil on outrot vaja ja kus me oleme kohas, kus meil ei ole outrot. Ja tunni aja pärast läheb see YouTube video avalikuks. Kõik kommenteerige W, Regina ja L. Steven. Te
teeme lihtsalt tabelitoakaaslased, okei? Sa said käia Kanye Westi kontserdil ära, see oli täielikult sulle üllatus, sa ei teadnud, et sa sinna lähed, sa oled terve elu unistanud tegelikult Kanye Westi kontserdile minna ja nüüd lõpuks tekkis võimalus sul, et sa saaksid minna Kanye Westi kontserdile, millised olid sinu emotsioonid? No see kontsert ei ole võrreldav mitte ühegi teise kontserdiga, kus ma käinud olen, see oli täielikult nagu mind blown ja kogu see kogemus ja sinna minek ja kõik see experience ise oli nii crazy, et mul oli selline tunne, et mul on kogu aeg plot twisti järel. Nii äge oli näha seda inimest laivis, reaalselt nii crazy oli mõelda, ma nii pikalt mõtlesin, äkki see ikka ei ole Kanye ja siis ta võttis oma maski ära ja siis ma mingi okei, see ikka on Kanye, seega. Anyways, mega 15-10 experience, et hästi olen. Kas sa kordagi arvasid, et me läheme Kanye Westi kontserdile? Ei, ma mõtlesin, me läheme mingit langevarjuhüpet tegema või mingit benchihüpet, sest Steven hirmutas mind kogu aeg nii ära, sa hirmutasid, et me läheme, teeme mingeid hirmsaid asju, te ei olnud üldse hirmus, see oli väga äge. Ainuke asi, mis seal hirmus oli see rahvamass, kellest me kuidagi läbi ei saanud. Aga see kõik oli väärt seda. You did very good. Okei. Kui sulle see video meeldis, mis ma väga loodan, et meeldis, sest et see on üks lemmikuid vlooge, mis me oleme teinud ja meil tuleb veel reisivlooge tegelikult sellel suvel. Pane like sellele videole, pane subscribe ja näeme juba järgmisel teisipäeval kell 18:30. Tšau!